õige juuksehooldus eelkõige algab õigest šampooni ja balsami valikust, aga samas ei saa me kindlasti ära unustada niisutavaid maske, erinevaid toitvaid hooldusvahendeid, et selle juukse sära ja nii-öelda juukse seisukord saaks tasakaalustatud. Oluline on profi-šampooni puhul see, et see kogus ei oleks kindlasti liiga suur. Täiesti piisab 20 eurosendisest suurusest kogusest, oluline on ta käte vahel korralikult laiali emulgeerida ja juustesse kanda. Šampoon on eelkõige mõeldud peanahale, mis tähendab seda, et šampooni kasutades tuleb keskenduda nii-öelda oma sõrmedega peanaha hooldamisele. Juukse loputamise puhul on kõige olulisem see, et vesi peab jõudma peanahani, mis tähendab seda, et sõna otseses mõttes mehaaniliselt tuleb juukseid tõsta. Nüüd enne, kui panna juustesse mask või balsam, on hästi oluline juuksed rätikuga kuivaks teha, et see juus ei oleks nii-öelda läbimärg. Gabriela juuste puhul, kuna tegemist on pikkade juustega, mille puhul on niiskuse kadu sellel juuksel on üsna iseloomulik, siis me kasutame J. Beverly Hillsi maski, et igal juukse maskil ja balsamil on oma väga kindel mõjuaeg, mis tähendab seda, et kindla peale selline kauem juustes hoidmine ei tee mitte midagi halba, aga päris aus olla, siis mitte midagi ekstra head taga ei tee. Viimistlusainete puhul on väga oluline nende peale kandmise juures meeles pidada seda, et kogus on väike ja peale kandmine algab alati kuklast. Gabriela juuste puhul kasutame veel kerget õliseerumit ja selle õli puhul võib öelda, et tegemist on õlivaba õliga. Sisaldab ta arganiõli ja viinamarjaseemne õli, aga tema puhul ka kõige peenekoelisema juuksetüübiga kliendid ei pea kartma. See on sõna otseses mõttes õlivaba õli. Seekord kasutan näole Dr. Hauska niisutavat pigmenti ja seda on siis hea kasutada selleks, kui tahad näole saada loomuliku päikese paitatud jume. Kindlasti ei tohiks ära unustada dekolteed ja kaela, õlad ja põhimõtteliselt kõik, kus nahk on paljastatud, tuleks selle kreemiga siis üle käia selleks, et see nii-öelda päevituse jume oleks ühtlane ja paistaks loomulik välja. Järgmise tootena ma kasutan Mesauda Milano Skin Perfecting Foundationit. Igapäevaseks ei ole vaja väga paksu kihti, et minu eesmärk hetkel ongi lihtsalt nahatooni ühtlustada, et ta paistaks võimalikult loomulik ja naturaalne. Väike kogus konsiilerit silma alla, et tuua värskust. Selleks ma kasutan siis Mesauda Liquid Concealerit, mis on väga-väga hea katusega. Nüüd selleks, et tuua värskust ja natukene elu näkku tagasi, siis ma kasutan The Palmy Staniac pigmenttoodet. See on siis selline õrn roosa, mida võib kasutada nii põskedele kui ka huultele. Ja kuna tegu on siis kreemtootega, siis ta ei jää paks kiht, ta sulandub ilusti nahka ja ta jääb üli-loomulik. Kreemtooted tuleks siiski kinnitada puudertootega, selleks, et ta ei hakkaks päeva jooksul sulama. Seega ma kasutan tolmpuudrit, mis on võimalikult kerge variant. Järgmine väga oluline samm on kulmud. Kulmudeks ma kasutan Mesauda Perfect Brows toonis 104. See on siis tumepruun toon. Valin selle tooni siis tema juuksetooni järgi. Silmadele. Kuna on sügis, siis ma mõtlesin, et kuna me teeme talle siukse päikse paitatud kuldse jume, nii näole kui ka kehale hiljem, et siis paneks natukene seda ka silmadele. Et tal on ilusad pruunid silmad, kust natukene paistab siukseid rohekaid sähvatusi. Ja kuldne toon toob imeliselt selle rohelise värviselt veel lisaks välja. Efekti toome siis kunstirüsmete näol. Ja lõpetuseks, mis me näole teeme, 2 toodet. Siin on siis Real Rebel huulepulk. See on tavaline niisutav huulepalsam, mis reageerib siis temperatuuriga ja toob välja sinu enda loomuliku huuleroosa tooni. Kehaga me teeme siis sellist nalja, et me kasutame kehaõli sügisel, talvel
nahk hakkab meeletult kuivatama ja vajab lisaniisutust ja Hoia Home Spa on siis loonud sellise toote, millel on ka lisasätendus. Aga väike efekt ja samas nahale hea ja niisutav.